No nii, olemegi tulnud siia oma klubisse juba ja oleme riided sellega saanud. Enne veel, kui asume asja kallale, palun minge vaadake eelnevalt, kuidas me reageerime sellele, mis me tegelikult pidime siia jalga panema. Bandaažidega on siis niimoodi, näed, siuksed on, eks ju. See taga on siukene niit. String. Oot, oh shit. Need käivad ikka peale, on ju, bokseritel, ma neid... Ja siis otse tõmbad ju peale. See paned otse peale, siin ei ole mitte midagi vahel, eks see. Oot, see mitte midagi muud ei pane jalga või? Ei, sest liibukad paned peale või? Liibukad. Ma võtan oma trussikud ära või? Jaa, muidugi. Ja me oleme tulnud siis täna balletitundi siia Sakala tänavale ja meil on täna treeneriks ei keegi muu kui minu enda lihane sugulane Tiit, kes on professionaalne balletitantsija. Tule Tiit siia, näita meile ka ennast. Hello! Ja siis meil on ka tuleb juurde 2 tütarlast, kes teevad meiega koos trenni. Nüüd tulge teie näidake ka ennast ilusti. Ja mis siin muud, kui hakkame siis Eve ja Seili. No võiks ka tegelikult võtta. Ja, no jah. Mingi ära! Sellepärast Lauri tahtsidki siia tulla sellepärast, et ta saab näidata, kui palju ta nüüd venib minust rohkem, on ja? Ma ei mine. Aga mine. Jah. Kõige esimene asi on õpetaja ainult räägib. Ja nagu mütsi me ei kanna, eks ju. Ja siis muidugi ka igasuguseid kaunistusi ja ehted ja kõik lähevad ära käest. Kõht on sees, tuharad on sees. Kuidas tuharad sisse käivad? Niimoodi. Ja. Nagu 1 euro siis sinna vahel. 1 eurot, 1 eurot võivad tuharate vahel. Okay. 1 euro on tuhara vahel, siis kõht on sees, õlad on niimoodi alla pandud ja käed on esimeses positsioonis. Esimene positsioon on ring nagu all. Lase lõdvaks, jah. Väga hea, tubli. Niimoodi, käehoiak. Pöial on keskmise sõrme juures. Niimoodi, jah. Ja ülejäänud sõrmed on siis ümmargused. Ja kogu aeg niimoodi hoiame neid. Õhk on natukene. Ja siis on pour de bras, see tähendab seda, et see on siis nagu käte tõstmine. See on nagu, kuidas sa hoiad oma käsi, on pour de bras, eks. Mõndades balleti osades ütleks seda 5. positsiooniks, meie jõuame seda 3. eks ju. 3, see on 2. positsioon. Ja siis teed niimoodi käed lahti ja siis alla esimesse positsiooni jälle. Seda positsiooni me kasutame hästi palju balletis. See on siis sükestest asjade jaoks, kui me teeme nagu piruetti, eks ju. Sükeste asjade jaoks, et me kasutame seda positsiooni, jah. Õpetame siis plie. See on siis, kui teed jalad kõveraks, jah. Nüüd, esimene positsioon, see on 6. positsioon. Esimene positsioon. Ja tagasi, jah. Okei, kas nüüd teeme natukene kiiremini? Teeme natukene kiiremini, et sükse tempoga. Ja 1 ja 2 ja 1 ja 2. Ja, okei. Koordinatsiooniga kohe. Näiteks Eve näitab sulle ette ära. 1 ja 2 ja 3 ja 4. Ja nüüd proovi järgmine. 1 ja 2 ja. Tubli. 1 ja 2 ja 3. 4. Nii. Ja niimoodi? Jah. 1 ja 2 ja 3 ja 4. Ahah. Aga plieed tee ka vahepeal. 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja tubli. Ja tagasi. Tagasi. 1 ja 2. Väga hea, väga tore. Vahetad, hüppad, vahetad. Hüppan. Nii, paned kohe vasak jalg ette. Vahetad, hüppad, parem jalg ette. Vahetad, hüppad. Oota, kuidas teil nüüd oli? Ahah. Ja. Aju töötab. Ja, väga hea. Niiviisi, tõmbame selle läheda. Ja siis hüppad lendu. Niimoodi, parem jalaga lähme. Näe, lähme nüüd väga aegluubis lähme. Okei, aegluubis. Nii, 1 ja 2. Vasak jalg ees. 1 ja 2. Parem jalg ees. 1 ja 2. Okei. Jah, see oli ikka päris advanced, eks ju. Kui ma kunagi tantsusaates olin ja võistlustantsu tegin, siis see oli tundnud lihtsalt. Nüüd ma sain aru, miks sul eelis veel on, sest sa pidid niisuguseid asju ka veel tegema. Sul on terve hooaeg. Võin sul panna kuradi
puusad tööle nüüd vaja. Õpime kõige lihtsama siukse asja ära, mis on nagu promenaad. Et niimoodi siis on sedasi jalg taga ja siis kõnnid niimoodi, aga muidugi sa hoiad ennast nagu very gallant prince, ja siis kõnnid niimoodi ja vaatad oma tüdruku poole hästi. Jah, võt niimoodi. Ja sa ei tohi kaugele minna, tule lähemale, tule natukene lähemale. Okei, käsi alla. Okei. Sa saad aru, sa saad hakkama. Sirutad jalga, jah. Väga ilus. Ja, siruta. Sul siuke sitt püstis. Natuke on ka. Hoian ju kinni seda sealt. Tubli, aga see oli ilus. Oli või? Vaata replay, kas oli ikka ilus? Balletis tehakse tõsteid. Väga lihtne, ei ole absoluutselt keeruline, eks ju. Niimoodi hüppab maha, võtad õla peale. Ma ütlesin, et minu jaoks on see saade läbi. Ammu juba. Ja kahekesi koos ja tõsta. Õla peale. Tubli. Ja pane alla. Pehmelt. Ahah, 1, 2, 3, mine. Ahah. See kõrgele ju. Nüüd teeme koos. Ja... Tubli. Ja alla. Ahah, väga hea. Mul on veel proovi, see on päris äge. Mehed siis muidugi tantsivad, teevad hästi siuksed hüpped ja asju, aga muidugi meestel on siukene asi ka, mis nad teevad, on nagu piruetid, eks ju. Positsiooni, eks ju. Aga nüüd sa teed siis seda ühe aksi peal. Sina siis tee kindlasti, püüdke siis teha nagu üks. Sa natukene keerad enda keha ja annad siis seda hoogu. Jah, tubli. Väga hea. Ja siis lõpetad siia taha ära jälle sedasi. Ahah, nüüd paned jala maha ja nüüd lähed. Jah. Ja siis paned taha. Aga kukkumine on okei, see juhtub alati alguses, eks. Väga hea. Mis viimane asi ongi, et siis balletitunnis siis me alati teeme nagu kummarduse. Lähed vasakule poole. Ahah, astu vasakule jalale. Ahah, jalad kokku. Ja kummardad. Ja alati plaksid. Selline oli meie osa. Soovid sa midagi kommenteerida üldse selle lõpul? Kõva suul on sul ütleks, See on päris raske jah, see balletivärk tundub nii mängilevalt kerge, aga see on, ma arvan, üks raskemaid asju, mida mina olen teinud ja see on üks raskemaid elukutseid, nii et ma saan aru, miks balletitantsijad varakult pensionile lastakse. Ma saan aru sellest ka ja sellepärast, et me sellise vägiteo täna läbi viisime, ma arvan, et me oleme väärtud ja subscribe'i, kui mitte like'i ja kommentaari. Näiteks, kui riidest. Ja näeme siis järgmises. Tšau!